Margus rääkis meile siis sellest, millised on ootused ja millised on seisukohad sektoris. Siis järgmine ettekandja Eve Järve räägib meile sellest, mis siis tegelikult juhtus. Ole hea. Tere! Minu nimi on Eve Järve ja mina esindan Creditinfo Eestit. Ja tõesti, nii nagu enne sai öeldud, siis teen väikese tagasivaate, et kui eelmine ettekanne oli siin vaatas tulevikku, siis mina vaatan seda lähiminevikku, et kust me tulemas oleme. Ja Creditinfo igapäevane äri ongi see, et me jagame taustainfot selleks, et te saaksite teha paremaid äriotsuseid ja eelkõige maandada oma krediidiriske. Nii et ka tänane ettekanne on kokku pandud selliselt, et alguses on kiire ülevaade turu poole pealt, siis vaataks korraks sisse numbritesse, et mis toimub top 100-ga ja siis ka väike ülevaade finantside poole pealt. Turu iseloomustus siis. Et iseenesest selle joonise järgi võib öelda, et me oleme praegu siin väga edukas seltskonnas, sellepärast, et mööblitootjate turumaht kasvab kiiremas tempos kui Eesti keskmine. Ja kui Eesti keskmine siin graafikul näitab sellist suuremat kaldu või allaminekut, siis tegelikult pööran siin tähelepanu, et ei hakka mitte nullnivoost. Nii et tegelikult Eesti turg üleüldiselt on jõudnud kuskil samale tasandile, mis me olime 2012, ehk siis ta mõnevõrra on väiksemas tempos, kuigi samas ta natukene võib siin veel muutuda, sellepärast et antud ettekanne on koostatud siis 2016. aasta majandusaruannete baasil. Ja nagu te teate, siis meil Eestis on ka siiski mõningad ettevõtted, kes on oma majandusaastaks arvestanud siis mitte jaanuarist jaanuarini, vaid on seda teinud juunist juunini. Et siis need ettevõtted, nendel on veel aasta lõpuni aega oma majandusaruandeid esitada. Nii et mõnevõrra see Eesti keskmine muutub, aga see ei ole suur summa. Nii et üldjoontes võib öelda, et mööblitöötajate turumaht on kasvanud veidikene kiiremini. Kui nüüd vaadata turumahtu ja ettevõtete arvu, siis tegelikult võib öelda, et ettevõtete arv sektoris on kahanenud. Uusi ettevõtteid luuakse juurde iga-aastaselt. Viimaste 3 aastate jooksul on see keskmiselt olnud 100 ettevõtet aastas. Kui me vaatame käesolevat aastat, siis käesoleval aastal on mööblitootjate sektorisse loodud juba 90 uut ettevõtet. Kas nad kõik ka tegutsema hakkavad, seda ei oska öelda. Ja samas tuleb ka öelda, et 2016. aastal et siis 48 ettevõtet on need, kes siis lõpetasid sektoris tegutsemise. Kui ma nüüd ütlen, et sektoris on põhitegevusalana registreeritud 640 ettevõtet, siis alguses oli siin ka videos öeldud, et neid ettevõtteid on üle 550, nii et siin alati sõltub sellest, millised sektorid ülevaatesse võtta. Ma väikese spikri tegin endale ette ja võin kiirelt öelda, et praegu need sektorid on siin, ma loen need ette, võib-olla on lihtsam, on kontorikaupluse mööbli tootmine, köögimööbli tootmine, madratsi tootmine, muu mööbli tootmine ja mujal liigitamata mööbli tootmine ja mööbliosade tootmine. Nii et need on need sektorid, kes siis siia ettevõtete alla käivad. Nüüd, kui vaadata suurimaid turuosalisi, siis 3 tükki on siin eraldi välja toodud, aga tegelikult, mis andmeid analüüsisest tundus veelgi huvitavam, on see, et tegelikult 50% sellest turumahust on loodud 20 ettevõtte poolt ja 80% turumahust on loodud 60 ettevõtte poolt. Mis tähendab seda tegelikult, et kui me vaatame, et kui palju on meil turul neid ettevõtteid, kelle käive on üle 10 miljoni euro, siis neid on ainult 11 tükki, ehk siis 11% kogu turust. Üle miljonilisi on 71, vastavalt siis 11% ja praktiliselt 90% ettevõtetest võib siis liigitada pigem mikroettevõtete hulka.
nii et kui te hakkate ka võrdlema ennast turul teiste ettevõtetega, siis alati tasuks vaadata, et millised need minule kõige sarnasemad on. Ahaa. Nii, aga hea asi on veel ka see, et tegelikult kui võtta majandusaasta lõpetamise poole pealt, siis 72% ettevõtetest, nüüd ei tööta kumbki mikrofon, et 72% ettevõtetest lõpetas ikkagi kasumiga selle. Ta on mul kinni pandud, nii et sa ei saa seda ära. Sai, aitäh. Tehnika ja mina ei sobi kokku. See on ammu teada. Aga järgmise slaidi peale edasi liikudes, et nii nagu tegelikult mõlemad eelnevad ettekandjad ütlesid, siis mööblitootjad on väga tublid eksportijad. Ligi 50% mahust läheb tegelikult ekspordiks. Ja see ekspordi kasv on järk-järgult kasvanud. Nii et kui võrrelda 2014-2015, siis see oli 10% kasv, kui võrrelda 2015-2016, siis see oli 5% kasv, 5,5. Nii et selle poole pealt hästi positiivne. Ja suurimad ettevõtted on ka siis üha selgemalt tegelikult ekspordile orienteeritud. Ja kui nüüd vaadata siit edasi, et millised on need riigid, kus eksport mõnevõrra suurem on, siis traditsiooniliselt tulevad siit välja Soome, Rootsi, ehk siis täpselt need samad riigid, mis olid rõhuasetuses ka järgmise aasta peale. Samamoodi tuleb Saksamaa ja selle joonise järgi tegelikult võib aru saada küll, et miks nad ütlevad, et Norra on nüüd võib-olla vähem atraktiivne, kui on Saksamaa. Mis minu arvates hästi huvitav selle kakukese peal on see, et kui me võrdleme Eesti üldist ettevõtlust, siis Eesti üldine ekspordipartner üks suuremaid oli Venemaa. Ja nagu te siit näete, et siin see Venemaa kipub jääma kuhugi siia sellesse värviliste seeliku mustrisse, nii et Venemaa siit tabelist tänastest ekspordiriikide hulgast eriti välja ei tule. Ja hästi huvitav on ka see, et eksporditakse tegelikult mööblisektoris 48 erinevasse riiki, nii et see riikide arv on päris atraktiivne ja 21 nendest on väljaspool Euroopat, nii et me kindlasti saame rääkida sektorist, mis ei tegutse ainult mitte lähiriikide juures. Vaataks korraks siis ettevõtete poole pealt, rohkem natukene numbritesse sisse. Väga suurt diskussiooni tekitas tööjõu pool, nii et vaatan ka siin pool, et kust me siis tuleme, kust turult me tuleme. Kõigepealt ma tahaks aga tegelikult välja tuua selle, et tegelikult see sektor on hästi kõrge oma kapitaliseeritusega. Et kui Swedbanki esindaja siin ütles ka, et tegelikult on tulevikus plaanis investeeringuid suurendada, siis kui me vaatame sisse tänasel päeval majandusaruannetes esitatud numbritesse, siis me näeme, et suur osa ettevõtteid tegelikult teeb oma vahenditest neid investeeringuid. Ja pankade poole on pöördutud mõnevõrra vähem. Et võib-olla siin on pigem väljakutse, et pärast Margusega rääkida, et kuidas seda muuta saab. Ja kuigi see eelmise slaidi peal oli toodud, et päris palju, et 87% on mikroettevõtted, siis tegelikkuses on siiski, et 70% sektoris olevatest ettevõtetest on palgamaksjad. Et ei ole ainult need, kes omaniku tulu välja võtavad. 30% on küll ka need, kes omaniku tulu välja võtavad. Aga jällegi, et nii nagu ees sai öeldud, et 50% kogu turumahust toodavad 20 ettevõtet, siis tegelikult kehtib ka siin sama, et 20% ettevõtetest töötab 84% sektori töötajatest. Nii et suuremas hulgas töötajaid on tegelikult koondunud 100 ettevõttesse. Ja kui vaadata siis top 20 ettevõtte keskmist müügitulu, siis kiire arvutus ütleb, et ühe töötaja kohta on müügitulu 100 000 eurot, nii et kõikidel pisikestel kindlasti hea benchmark ees, et kuidas suured hakkama saavad ja mida seal tegema peab. Võtsime välja ka mediaan tööjõukulu töötaja kohta mööblitööstuses. Nagu te kõik teate, siis
töötajate arvu deklareerimine on alati selline küsitav, siis majandusaruannetes taandatakse ära täistööajale ja keskmisele töötajate arvule aasta lõikes. Nii et mediaantasu me tõime siin välja, aga võin ka öelda, et aritmeetiline keskmine läheb juba suuremaks, et aritmeetiline keskmine oli 10 000. Et see on lihtsalt võib-olla pigem selline hea indikaator järgmisel aastal võrdlemiseks. Panen ka ette ühe sellise suure tabeli ja ma üldse ei eelda, et kõik need numbrid jõuaksite siit praegu läbi vaadata, aga ma võib-olla toon lihtsalt välja huvitavamad tendentsid siin. Et jällegi eesmärk paljudel siis uuringu tulemustesse tuginevalt oli see, et järgmisel aastal võiks tõsta müügitulu. Tõsi ta on, 2015 versus 2016 müügitulu on jäänud väga sarnasele levelile. Samas väga tulist arutelu juba tekitas siin teema, et tööjõukulud kasvavad ja tööjõukulud on siis planeeritud veel kasvada, kui me oli see 4,4%, mis on ootus. Ja kui me vaatame nüüd tagasi sinna, et kust me tuleme, siis me näeme tegelikult, et tööjõukulud juba on 2015 versus 2016 11% kasvanud. Nii et kui me nüüd kasvavalt turult veel edasi kasvame, siis ma saan täiesti aru sellest põhjendusest ja sellest küsimusest. Samas on hästi positiivne näha, et ka ettevõtete kasumid on tõusuteel. Nii et natukene võib-olla lihtsalt numbritele peale vaadates on huvitav vaadata, et müügitulu ei tõuse, ärikasum tõuseb ja töötajate palgad ka tõusevad. Nii ma peaks ütlema, et väga hästi majandatud. Et kui saaks nüüd selle müügitulu ka tõusma, siis võiks veelgi paremini edasi minna. Aga hea on ka see, et tegelikult siin oli toodud, et töötajate arv tulevikus on võib-olla mõni protsent languses, et siis varasemast võib öelda küll, et tegelikult selles sektoris olev töötajate arv on suhteliselt stabiilne püsinud. Nii et ei ole siin toimunud väga suuri muutusi. Vaataks korra siis ka finantskäitumise poole peale sisse. Et nagu ma ütlesin, et meie igapäevane leib on aidata ja hinnata ka krediidiriske ja nagu siin oli toodud, et 60% ettevõtetest on tegelikult need, kes finantseerivad oma suuri investeeringuid oma vahenditest pigem, siis siin on näha, et üks näitaja, mida pank hindab, on see, et kui hea krediidireitinguga on ettevõte. Ja kui me vaatame nüüd mööblitootjaid, võrdleme ülejäänud Eestiga, siis võib öelda, et mööblisektor on suhteliselt sarnane, et eelistatud on kindlasti A-klassi krediidireitinguga ettevõtted, nagu te näete, et A-klass on siis see, kes on suurepärane, väga hea ja hea. Aga mis eriti välja tuleb siit on see, et mööblisektoris on millegipärast AA-reitingu, ehk siis suurepärase reitinguga on 2 korda rohkem kui üle terve Eesti, aga samas on ka C-reitinguga 2 korda rohkem kui Eesti ettevõtetes. Nii et üldjoontes on selline tubli Eesti keskmine, samas kiitus kõikidele nende suurepärastele, kes mööblitootja sektorites või mööblitootjate sektoris hoiavad lippu kõrgel. Vaatasime ka seda, et halva krediidireitingu või krediidihinnangu osakaal sektoris, et nagu siin eelnevad sai ka öeldud, et tegelikult tööstus on keskmisest suurema krediidiriskiga sektor ja seda on näha ka siit juures olevalt pildilt. Et keskmine on meil kuskil 11% ja töötlev tööstus läheb siis siia alla, et on 14,2%-ga. Ja kui me siit alt võtame välja mööblitööstuse, siis mööblitööstus on tegelikult keskmiselt isegi protsendipunkti võrra suurem, aga tegelikult ta hoiab siis tööstuse sellist keskmist taset. Mida ma ka siin pildi juures korraks veel tahaks puudutada, on see teema, et miks me tõime välja siia ka kõik erinevad sektorid ja ei piirdunud ainult mööblisektoriga, on see pool, et kindlasti teil väga suur osa klientidest on ka business-to-business kliendid, kui me räägime Eesti turust. Ja siis on näha tegelikult, et täpselt samamoodi nagu iga teine sektor tuleb hinnata ka enda sektori ja oma klientide krediidireitinguid. Ehk siis kui suur on tõenäosus, et see klient, kellele ma selle suure tellimuse teen, et kas ta ikka tasub mulle arved õigeaegselt ära või on suur tõenäosus, et ta võlgu jääb. Nii et siin on võib-olla hea indikatsioon, et kui te ikkagi pakute oma teenuseid ehitussektorile või isegi majutus- ja toitlustussektorile, et siis ehk tasub eelnevalt kontrollida ettevõtte tausta. Kui te lähete jällegi teaduskoolidega näiteks
koostööd tegema ja pakute koolile suurt hanget, et siis on võib-olla see krediidirisk mõnevõrra väiksem. Nii et alati tasub ka vaadata selle partneri tausta, et kes need suured tellimused esitab. Ja võib-olla ka korraks ühe negatiivsema poole pealt, mis tegelikult mööblisektoris väga negatiivne ei olegi, ehk siis võtsime ka välja selle, et milline trend on üleüldiselt siis pankrottide osas. Et kui enne sai öeldud, et tegelikult sektorisse tuleb pidevalt iga-aastaselt uusi ettevõtteid ja väike protsent on ka neid, kes sellest sektorist ära kaob, siis tegelikult rõõm on tõdeda, et ega pankroti pärast nad enamasti ära ei kao. Pankroti poole pealt siis mööblitööstuse sektoris eelmisel aastal läks pankrotti, 3 ettevõtet ja töötleva tööstuse keskmine on 42. Nii et selle poole pealt minu arvates suhteliselt optimistlikud numbrid. Pigem peab siis jällegi vaatama partnerite poole pealt, et kui on hanked tegemises, kui ta oma partneritele, oma sektori omadega, siis võib-olla see kindluse osa on veidikene suurem. Aga kokkuvõtteks siis, et nagu ma ütlesin, et tegelikult ma leian, et ma olen praegu väga edukas seltskonnas, sellepärast et mööblitootjate turumaht kasvab kiiremas tempos kui Eesti keskmine. Hästi üllatav oli see, et kui ma olen vaadanud ka teisi sektoreid, siis mind tõesti üllatas see, et 50% turumahust on loodud 20 ettevõtte poolt. Nii et kindlasti vaadake alt üles nendele 20 ettevõttele, kes seda mööblitootmist edasi arendavad. Väikese müügimahuga mööblitootjatel numbrite järgi näeme, et seal võib hakata tekkima raskusi, et võib-olla on mõistlikum pigem kokku minna, koonduda ja suuta sealt paremini saada siis neid kapitaliseeritust, et oleks võimalik ennast edasi arendada ja liikuda edasi eksportturgudele. Sellepärast, et hea krediidikvaliteet ongi siis eelkõige nendel mööblitootjatel, kes suudavad eksportida, kes suudavad leida väljundeid ka väljaspool Eestit. Ja väikese hoiatusena siis panin ka selle siia juurde, et miks ma eelnevalt rääkisin seda, et alati tasub hinnata ka oma partnereid ja vaadata, mis sektorites nad tegutsevad. Ehk siis meie uuringu järgi on tegelikult see, et iga 8. väikeettevõtte Eestis on võlgu. Nii et alati peaks nagu vaatama ka nii oma hankijate kui oma tarnijate poole peale ja vaatama nende tausta sisse. Ja muus osas siis siinkohal tuleb mul küll ühineda siis selle plaaniga, et mis oli enamustel juba kirja pandud, et järgmise aasta peamine eesmärk on tõsta müügimahtu. Nii et selle poole pealt on minul ainult teile palju edu soovida, et te kõik oma müügimahtu suudaksite suurendada ja et teie eksport ikkagi ühe paremini läheks. Aitäh! Aitäh! Küsimusi publikust, jaa. Kas oleks võimalik mingeid põhjusi ka välja tuua, miks müügitulu ei ole? Kuna me vaatame sisse ja see ülevaade on tehtud majandusaruannete põhjal, siis ma kahjuks pean kurbusega ütlema, et väga tihti ei kirjutata sisse sinna, et miks neid müügitulusi ei ole. Et mul numbrite järgi kahjuks on seda keeruline öelda. Veel küsimusi? Kui ei ole, siis... Vabandust. Nii. Ja August Kulneiser, et te tõite välja, et 100 000 per ühe töötaja kohta käivet, et kas see puudutab ka eksportijaid? Oskate te ütelda, kui palju on esimese 20 eksportija käive töötaja kohta, sellepärast 100 000 see tähendab küllaltki head, nii ütleme, seadmeparki ja väga suure lisandväärtusega tooteid? Tõsi ta on, et see number on võetud selliselt, et on võetud müügitulu maht ja on jagatud see töötajate arvuga ja seal sees on nii eksport kui kodune tootmine. Et kui vaadata ainult nüüd kodust turgu, siis seda on võimalik numbritest välja võtta, aga ma kindlasti peas seda siin hetkel ei ütle. Küll on aga numbritesse sisse vaadates, et on need numbrid olemas. Aga kas sa saaksid meie rõõmuks tagasi kontorisse minnes vaadata seda, mida August küsis, et see top 20, kes meil on sektoris, et mis on nagu nende puhul siis töötaja kohta käive ja mis on ülejäänud siis tegelastel keskmine, et kui suur nagu lõhe seal on siis selle topi ja siis ülejäänud sektori vahel?
ja see on mul isegi sedasi, et kui ma koha peale lähen ja arvuti lahti teen, siis see number oleks mul isegi siin kaasas olemas, et aga ma saan aru, et praegu oli pigem see küsimus selle poole pealt, et kui palju sellest käibes läheb ekspordi alla ja kui palju siis kohalikule turule. Ehk siis on osad ettevõtted, kes hästi palju ekspordivad ja osad ettevõtted, kes keskenduvad pigem kohalikule. Ja seda, et palju on selle sees ekspordiprotsenti ja kui palju on kohaliku protsenti, et see on pigem see pool, mida ma pean kontoris vaatama, aga jah, ma saan selle järgi vaadata ja teile teada anda. Aga siis jääd sa siia veel ka kohvipausi ajaks? Jään siia ka kohvipausi ajaks. Siis kohvipausi ajal saab äkki... Võtan tabeli välja. Võtad tabeli välja, väga hea. Suurepärane järgmine teema kohvipausi ajaks. Aga suur aitäh sulle! Aitäh!